Pigem hoia neid kõvasti pigista. Kõige olulisem ikkagi on see tahe, et kui sul on tahe, kui sul on see soov, siis sa lähed läbi Hallikivi. Olümpiamedalid on kõige rohkem südames, see oli ikkagi 8-aastane tüdruku Tirtsu unistus olümpiavõitjaks saada. No jah, see on ikka kõige kallim. Torinosse minnes oli mul ju väga suur eesmärk võita 10 kilomeetrit klassikat. See oli mitmel põhjusel. Üks oli see, et ma tahtsin kuidagi ülikõvasti ja väga teha Penteskaaril ära, keda küll juba sellel hooajal enam ei olnud, aga see kuidagi oli mu hinges. Ja teine põhjus oli see, et kuidagi eestlaste seas oli ikkagi see klassikaline distants, klassika, vot see on tõeline, vot siis sa oled ikka tõeline suusataja. Ja see kuidagi, vot see innustas mind. Aga muidugi see esimene start oli siis suusavahetusega sõit ja see oli niuke ka enda jaoks, et mitte seda olümpiapingest kuidas seda rahulikuks saada ja olla siis mina ise, siis oli see siuke nõnda nimetatud proovisõit. Ja see õnnestus väga hästi. See oli väga äge emotsioon ja pool aastat veel enne olümpiat mängisin oma peas läbi ju erinevaid strateegiaid, mis võiks olla. Siis kui ma jäin Katariina Neumanovaga kahekesi, siis ma juba teadsin, nüüd tuleb minna, et võit tuleb ära. Teadsin, et temast ma sain jagu. Aeg möödub ja siis mingil hetkel ma tegelikult mäletan, kus ma nagu reaalselt ise enda ette olin õnnelik, kui ma olin Otepääl ja ma kõndisin koos oma koeraga Otepää metsas. Hästi ilus ilm oli päikes ära, siis mõtlesin, et päriselt, et see on tehtud, sa saad aru, et see on tehtud, et reaalselt see on tehtud, et ma kuidagi ei saanud aru ja siis oli ka tekkis täpselt see hetk, et aga mis nüüd on, mis nüüd saab, mis ma nüüd tegema hakkan, mis ma nüüd tahan või kuidagi siuke hästi tore hetkest. Ma olin ikkagi seda väga pikk teekond oli siis selle olümpiavõiduni. Kõik on olnud sellised rasked. Ma ei ütleks, et ükski oleks tulnud niimoodi lipsti ja väga liueldes ja väga lihtsalt, et ilma pingutuseta ei, aga võib-olla tõesti see pärast tütre sündi 2010 Vancouveri hõbe, et see oli pingutus. Ma mäletan seda hetke, kui ma lõpetasin, siis ma pikalt ei suutnud üles tõusta ja sellel hetkel mõtlesin, et alati vaata hästi kiirelt tuldi appi sulle, tõsteti üles, pandi tikk ümber ja siis ma mõtlesin, et issand, tuleks keegi ja korjaks mind lihtsalt siit ära, et ma kellegile ees ei töllerdaks. Ja see oli nii pikk aega, ma tundsin, kus ma ei suutnud ennast kokku võtta ja üles ajada, et ma olin nii tühjaks sõitnud ennast. Kui see medal on hästi huvitav, kuidagi nagu oleks auto kummi alla jäänud ja mäletan, ma tulin võistluselt koju juba, medal oli kotis ja näitasin oma tütrele, et tule vaata Viktoriakene, vaata emmel on, vaata kaege medali emme sai ja vaata täta räägin siukse mõnusa titahäälega, siis tüdruk võtab plärts selle medali, kukub plärtsti maha, võtab nöörist kinni, aua! Ja siis hakkab mööda seda tuba seal ringi mängima, aua! Siis ma vaatasin küll, et jumal äge, et lähme siis, et emme teeb sulle nüüd vanni ja lähme tegutseme edasi.